tervitus põlvini lumest ootasime ja kui ta tuli, siis ta tuli kõik korraga. Nagu ikka, Eesti on suhteliselt suurte äärmuste maa. Üks, mis ei muutu ja mis ei ole äärmuslik seoses sellega, on meie tava anda iga aasta lõpus lubadusi uueks aastaks. Koostasime noortega kõigepealt niisuguse teksti, millest me vormisime teiste noorte jaoks etteütluse ja seejärel tegin mina selle tekstiga seda, mida ikka. Ma tegin temast veel omakorda õppematerjali, kus on ära võetud kirjavahemärgid, laiali harutatud kokkulahkud. Ma jõudsin seda õnneks teha enne, kui hanged üle pea tulid. Praegu on põhiliselt lumelabida aeg. Ma luban olla tänulik selle eest, et valge lumi muudab meeleolu ja miljöö väga palju optimistlikumaks, esteetilisemaks. On ühed laulusõnad, valge vaip katab jäljed kõik maas. Ja ma olen tänulik selle eest, et hobuse jalgadele ja nahale ja hingamisteedele on kõik see imeilu väga kasulik. Mulle ka spa ja jõuks kõik ühe korraga. Niisiis, mis on meil selles tekstis, kuhu sina saad panna koos meiega kirjavahemärgid ja kokkulahkud, mis järel saad kirjutada oma uusaasta lubadused. Selles tekstis on ülesehitus noortega tehtud täpselt selline, nagu peab olema üks küpse inimese kirjand. Ta on umbes 400 sõna, natuke rohkem. Ta on üles ehitatud korrektselt, sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte. Ta sisaldab tsitaadiväärtuses teksti osi ja ühtlasi ta inspireerib sind siis selleks, et sina saad kirjutada oma lubadused, mida me anname igal aastal. Seilasime, teame. Minu uue aasta lubadused me ei kirjuta kokku ja me ei kirjuta ka uuel aastal pealkirja lõpupunkti. 2026. punkt. See on järgarv, see on ainus juhtum, kui on meil numbri järel punkt. Küll aga me ei pane teda mingisse käändesse. Me saame selle käände ju kavalasti teada järgmisest sõnast, nii et ainult punkt, käände lõppu numbri järel ei ole. 2026. aastasse astumine sarnaneb kõigi varasemate aastavahetustega üks sõna, termin, ja ei sarnane ka. Kasutame nüüd koolonit, sest järgnev osa lauses selgitab, miks esimene pool liitlausest niimoodi väidab. Igal vana-aasta õhtul kõik 3 sõna kokku. Vana-aasta õhtu, see ainukordne õhtu, kirjutame kõik 3 sõna kokku. Poolitusmärk rea lõpus. Liitsõnu poolitame ainult sõnade vahelt. Ja ühtlasi moodustub siin niisugune asi nagu 3 A-d kõrvuti. Nii meil eesti keeles käib ükskõik kui palju.
saab olema kõrvuti ühesuguseid tähti liitsõnas, kõik jäävad alles ja sinna vahele sidekriipsu ka ei pane. Niisiis vana aasta õhtul oleme jaganud lubadusi, kuidas 1. jaanuaril uut elu alustame, küllap lubame endale ka sel nääriööl. Nääriöö on traditsiooniliselt seesuguste paganate, nagu me oleme, just see üks ja ainus öö, nääriöö, üks sõna. Mida iganes kokku. Mis üle helikiirusel, kõik 3 sõna kokku, see üle helikiirus on meil teatavasti füüsika termin, on õnneb. Sellega on sissejuhatus tehtud ka järgmistes lõikudes. Teksti liigendamise puhul ülearu palju lauseid ühte lõiku ei topi. Oleme nii omaenese võib olla nii kokku kui lahku. Omaenese kõrvade vahel kui pere ja sõpruskonnas, nii kui ka ilma komata kui pere sidekriips ja sõpruskonnas kokku. Siin on siis 2 konna, perekonn ja sõpruskonn. Niisiis teate küll, sellistel puhkudel asendab sidekriips puuduvat sõnaosa. Pere sidekriips ja sõpruskonnas. Üks sõna kuulnud tavapäraseid. Üks sõna tüüptõotusi kokku. Ja nüüd tuleb otsese kõne väärtuses teksti osa. See tähendab tõotusi koolon. Tingimata punkt, koma, koolon. Kõik kirjavahemärgid peale jutumärkide on rea lõpus. Tegime selle otsese kõne väärtuses teksti osa selleks, et ta näeks välja nagu tsitaat. See rikastab teksti. Jutumärgid algavad rea alguses. Algaval aastal jätan suitsetamise maha, ma rohkem ei joo. Mõttekriips. Kui lausesse on tulnud niisugune kiil, mis veel lisaks lõpeb ka hüüumärgiga, siis on selle kiilu embamisel suureks abiks mõttekriipsud. Niisiis mõttekriips, no ja, vähem ka mitte, mõttekriips. Hakkan jõusaalis, üks sõna, saali, liik. Me ei kirjutanud jõuks, me oleme kultuursed inimesed. Jõusaalis üks sõna käima, toitun korralikult, koristan oma tuba sagedamini, ausalt, päriselt kah, jutumärgid kinni. Vot nii paljud komasid suutsime noortega panna ühte nii tavalisse lausesse. Nende jah sõnade juures on tähtis see tõsiasi, et seal lõpus on üks h. Kuuldavasti lubab nii mõnigi mees ka sel kalendriaasta, üks sõna, aastaliik, kokkuleppeline, meil 12 kuud, mis tegelikult on 13. Jäägu see kalendriaasta vahetumisel enam mitte purjuspäi, üks sõna, autot juhtida ning ilmselt nagu igal korral, tõemeeli üks sõna, usub seda ise ka. Lause sisaldab meie noortelt pärit
irooniat. See esiteks ja teiseks on see nüüd lõksu tüüpi liitlause. Siin on istunud keset täitsa tavalist lauset kiil ehk siis põimlause seesugune osa, mis on mõlemalt poolt komaga piiratud. Sellest siis tulebki see sõna tõemeeli ees olev tagumine koma. Põimlause tagumised komad satuvad nende sõnade ette, kus ei pruugiks nagu isegi olla ju seda koma. Selle tagumise koma asjus tuleb olla ülipalvas ja ainus, mis on meile siinkohal abiks, on oma teksti uuesti ülelugemine, siis märkad ise ka. Nii on. Teine mees, seevastu üks sõna, hakkab algaval hobuse aastal üks sõna, kusjuures see hobuse aasta on suure tähega. Hiina astroloogia aastatest rääkides on sedasi kombeks. Muidu ei saa me ju aru, mis juttu aetakse. Niisiis algaval hobuse aastal rohkem jalutamas käima, koma, selle veksli lunastamisega, vanamoodne sõna, see veksel, on niisugune pandivärk, lubaduse välja lunastamine, veksli välja lunastamine, eetilise lombardi tüüpi nähtus. Küll te teate. Niisiis, selle lunastamisega on Hiina astroloogia järgi Hiina väikese tähega, sest ta on omadussõna siin ja tingimata järgides eeskujul. Nii et Hiina astroloogia järgi aega 17. punkt veebruarini koma, mil madu, ikka samal põhjusel suure tähega, annab käest oma keisrisaua. Tingimata kirjutame keisrisaua kokku. Eriti tähtis on kirjutada poolitusmärk rea lõppu. Kui ei oleks ta terminina kokku kirjutatud, siis veel tekiks mitmeti mõistetavus, lause läheks lappesse, annab käest oma keisri. Nagu mida? See ei tööta. Tütarlapsed, üks sõna. Vannuvad koma. Meelega kirjutasime vannuvad, sest vandumine ei ole ropendamine, see on tõotamine. Ja see, et eestlane kasutab vandesõnadena karvaseid ja sulelisi, näitab seda, kui tõsiselt püstloodis kukkuva iibega eestlane tegelikult väärtustab, hindab ja usaldab viljakust ja sellega seotud sõnu. Tütarlapsed vannuvad koma, et saavad jaanuarist maikuuni üks sõna, kuude nimed väikeste tähtedega, elu parimasse vormi, koma, et kooli lõpuaktusel. Nüüd on kaks võimalust. Me võime kirjutada kõik 3 sõna kokku, kooli lõpuaktus. Aga me võime ka jätta kooli eraldi. Lõpuaktus on kindlalt koos. Et oleks asi täiesti selge, pigem kirjutame kõik 3 sõna kokku, kooli lõpuaktusel, mahtuda kauneimasse peokleiti, üks sõna. Peokleidi lahku jätmise puhul meil jääb veel silma ette see 2-tähenduslik sõna peo, peopesa, siis
läheb täiesti arusaamatuks ja eksitavaks see kleidivärk üldse. Peokleit üks sõna ja ei juhtu sinuga mitte midagi halba ka sel juhul, kui sa kasutad vanamoodsamat vormi, pidukleit, ikka üks sõna. Abiturientide vanematel tuleb valmis panna kopsakas, tengelpung, üks sõna. Vanamoodne sõna rahakoti kohta, see pung, mille sees on tengad, džengi. Nii on. Tengelpung. Suureks kasvanud kirjavahemärk võiks ka olla, eks. Kopsakas tengelpung, koolon, sest siin tuleb nüüd seletamine, mis selle pungaga juhtub. Teine sünonüüm veel on kaugas. Kauka jumal, teate küll. Suureks kasvanud lapsukesele on vaja osta uus ülikond, üks sõna. Muide, kui siia selle üli ja kondi vahele oleks sattunud veel üks ka, ülikkond, on ju ka täiesti olemas olev nähtus, siis oleks kaks K-d eriti tähtsad, sest vaadake muidu ei teki nende kahe asja vahel erinevust. Ülikkond kannab ülikondi. Ja ülikond, auto ja loodetavasti ka pääs kõrgkooli, üks sõna, poolitusmärk, rea lõpus. Meie seas leidub veel neid erandlikke, ülisuutlikke, üks sõna. Üli ongi enamasti koos. Sest üli iseseisvana justkui päris sõna ei ole. Nii et ülikond, ülisuutlikke, ajajagajaid, üks sõna, ja, päris karm. Ajajagajaid. Meie armsad hiinlased, jaapanlased ja teised rahvad teevad pidevalt ülivaimukaid väikseid videoid sellest, kuidas nende ajajagajate väljalugemisega asjad õnnestuvad või siis mitte. Ajajagajaid, kes loodavad raamatuid lugeda, teatris ja kinos käia, mõttekriips. Sobib siia hästi. Mõttekriips, vähemalt üks raamat ja etendus kuus. Mida intelligentsem, 2 L-i, sõber, intelligentsem ja eetilisem inimene, seda arukamalt ta seda laadi, üks sõna, seda laadi lubamistest hoidub, mida ajapuuduse, üks sõna, ja ülekoormuse kokku tõttu nagunii, üks sõna, pidada ei saaks. Igasuguste üks sõna, mul oli siin näpukas, aga sa ei saa sellest kunagi teada, siis ma parandan selle praegu ära. Igasuguste hullumeelsetena üks sõna ja teostamatutena tunduvate õhkuastumiste kokku puhul on hea idee seda sooritust koos sõbratariga üritada. Oletame, et sõbrannad on 2025. punkt, järgarv, aasta olulisima õppetunnina kokku teada saanud, et raha sulab liiga kiiresti pangakontolt, üks sõna, mõlemad otsustavad edaspidi kokku oma töötasu, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus,
paremini säästa ning kui kahekesi proovida. Ja nüüd ma jäin mõtlema, kas selle kui ees on koma või ei ole. Ning kui kahekesi proovida. Ei ole, ärme pane. Ja teineteist üks sõna langushetkedel kokku toetada, koma, siis võibki juhtuda, koma, et üritus ei ole tuksi läinud, katsetus tuksi läinud, võid sina kirjutada nii kokku kui lahku. Tina valamise kokku. Teate küll, see on see õnne otsimine kuuma sula tinaga. Tina valamise ja näärisokuga üks sõna, see on eestlaste paganlike traditsioonide järgi väga hästi töötav jõuluvana vitsaga ja sarvedega ja puha. Hästi humorikas, vaimukas, loov, inspiratsiooni rikas, sest ta peab suutma improviseerida. Ta ei tohi olla õel, tema iga nali peab olema loovalt andekas. Sellised mehed olid Eesti külades, võt, näärisokud. Kohtumise meeleolus, meeleolu tingimata üks sõna, on sobiv hetk iseenesele üks sõna. Tõtt tunnistada. Koolon on rea lõpus. Liiga palju ebakindlust üks sõna, koma. Liiga vähe otsustusvõimet üks sõna, koma. Liiga ohtrasti kõhklemist ja kahtlemist, koma. Liiga napilt riskijulgust üks sõna, muidu oleks risk julge, aga meil on vaja riskijulgust üks sõna, seda on vaja. Nüüd me võime panna kas koma või mõttekriipsu, kuidas sulle rohkem meeldib. Igatahes on mõttekriips turvalisem ühest küljest, ta ei lähe valesti, ja teisest küljest on ta suurema eraldamise, pikema pausi lubaja. Paneme siia mõttekriipsu. Liiga napilt riskijulgust, mõttekriips. Olgu lumivalgeke tunnistajaks, koma, edaspidi üks sõna, olen täiesti teistsugune, üks sõna. Nii me arvame. Üks on kindel, koma, oma elukorralduse kokku ja kontoseisu üks sõna eest tuleb ikka ise seista. Mõttekriips või koolon, see on nüüd see hetk, et mõlemad sobivad. Ei ole mõtet loota, koma, et keegi kannab kuldkandikul üks sõna sulle miljonäri majja 2 jotiga ilma iita. Kuldkandikul miljonäri majja, koma, sa kas transformeerud ise miljardäriks või leiad minimaskist kosilase. Ja ning ega või nende ette koma ei käi. Minimaski vahele paneme tingimata sidekriipsu. Kuidas sa muidu seda ikka vormistad, eks ole? Nii et minisidekriips maskist kosilase. 2026 punkt aasta on Hiina sodiaagi. Nüüd on suure tähega, sest see on termin. Ja siin ta ei ole meil omadussõna. Hiina sodiaagi järgi punase tulihobuse üks sõna aasta, koma, mis algab Hiina uusaastaga üks sõna 17. punkt veebruaril, tuues endaga kaasa energiat,
koma, kirge, koma, vabaduse iha, üks sõna ja edasiliikumist kokku, koma, sobides ideaalselt neile, koma, kes on valmis tegema suuri muutusi ja avastama uusi võimalusi. Nüüd sa näed, lause edasi läheb sedasi, on AI meie eest. Sul on 2 varianti, sa võid panna kogu selle eelneva lõigu jutumärkidesse, aga ei pruugi. Nii et see on nüüd üks hetk, kus sul on vabadus, kujutad see ette. Igal juhul uusi võimalusi selle järel, kui sa ei pane jutumärke nüüd selle moodustise puhul, siis sa võid panna mõttekriipsu ja ühtlasi oli see üks harv juhus, kui mina kasutasin tehisintellekti. Niisiis doktor Google suunas AI rüppe ja siit ta tuli. Meie eest erinevatest infoallikatest üks sõna, teinud kokkuvõtte üks sõna, koma, mida üldjoontes üks sõna oodata, märksõnad kokku ja omadused, koolon, element tuli, punane, iseloom üks sõna, energiline, koma, kirglik, koma, seiklusjanuline, üks sõna, koma, iseseisev, üks sõna, koma, vabadust, armastav, see võib nüüd olla meil kas koos või lahus, see vabadust armastav. Kui sa tunned rõhku sõnal vabadust, siis sa kirjutad selle kokku ja kui tähtsam tundub olevat selles sõnas armastus, armastav, siis jääb lahku. Vabadust armastav sümboliseerib edu, koma, elujõudu, üks sõna, koma, enesekindlust, üks sõna, koma, karismaatilisust ja juhi omadusi kindlalt kokku, sest kui me jätaksime need juhi omadused lahku, oleksid jutuks ühe juhi omadused. Lõppsõna sai meie tekstil kummaliselt lühike. Kui sa kirjutad oma küpsust tõestava kirjandi, soovitavalt sina kirjuta siis natuke pikem kokkuvõte. Meil sai ühelauseline ja see kõlab nii. Olenemata prognoosidest, ootustest ja lubadustest oled sina ise nii täna kui aastavahetusel, üks sõna, ilma komata kui, aastavahetusel kõige küpsem, koma, teadlikum ja parem versioon, i on seal keskel, iseendast üks sõna. Miks ei tohi mingil juhul kirjutada siin parim, sest siis juhtuks topelt ülivõrre, kõige parim, nii ei ole, kõige küpsem, teadlikum ja parem versioon iseendast kokku. Soovin sulle imelist aastavahetust. Optimistlik inimene võib oma lubadusi jagades ja üles kirjutades ju ennast lohutada sellega, et kui jaanuaris veel hakkama ei saa nende lubaduste täitmisega, siis õnneks mul on veebruarini aega ja peale selle on palju rahvaid, kelle uus aasta algab 21. märtsil. Nii et luba julgesti, aega on
kallistan